Tere taas, head vaatajad! Hooaeg hakkab vaikselt läbi saama ja võtamegi kokku hooaja, mis meil oli ning vaatame otsa, mis olid mured ja mis olid rõõmud. Lähme taliviljade põllule, kus siis saamegi vaadata veel korraks ka konkreetse hetkeseisu üle ja siis juba mõeldagi sellele, mis olid eredamad hetked sellest hooajast. Head vaatamist! Raps. Sel aastal võib öelda, et mõnes piirkonnas oli ta kindlasti selline sõimusõna või teda praktiliselt ei olnudki. Siinpool läks natuke paremini, suures plaanis talvitusid, aga siiski oli ka erinevusi. Ja kuidas sina võtaksid siis Max kokku selle rapsikasutushooaja? Sellel aastal jah, raps piirkonniti oli ikkagi väga erinev. Eks ikkagi põhialus pandi rapsikasvatusele jaanuaris, kus ikkagi lumikatet oli, seal ka nii-öelda tairapsis alles jäi, et meil seal lõunapool ja ka Viljandi maakonnas väga nagu midagi alles ei jäänud. Aga talirapsi poole pealt, kui siia kõrvale võtta suviraps, siis suviraps sellel aastal oli ikkagi väga hea selline edulugu, et kes ikkagi tahtsid küllikorras veel risteelist nii-öelda hoida, siis väga hea aasta oli suvirapsiks. Jah, kuulsin ka mina, et nii mõneski kohas suviraps tegi saagilt talirapsile ära. Ja mida võib-olla ma veel siis tooksin enda poolt välja, oligi kaks asja. Oli ikkagi see kompaktne kasvukuhik eelmisel sügisel, et ka siis oli soe sügis, et kes varem ja tugevamalt reguleerisid, neil oli talvitumine parem. Ja kindlasti ka sortide valik mängis rolli, et just see, et jagati nagu sortide külvipindasid ja nagu ka siin selja taga paistab, et ka sel sügisel, kus sooja on olnud erakordselt palju, keskmine temperatuur on olnud kõrgem 4 kraadi septembris, siis taimed on näha, et hoiavad sama reguleerimise juures ennast hoopis teistmoodi. See sort siin on palju kompaktsem kui siin selja taga ja ka sinu need lõiked näitavad tegelikult täitsa sama pilti. Jah, et ikkagi enda poolt võimalikult palju ära teha, et taliraps ikkagi suurema tõenäosusega talvituks ongi see, et hoida just kasvukuhik võimalikult kompaktsena, et võimalikult vara siis minna juba regulaatorid tegema ja nagu sa, Kristjan, ütlesid, siis ka erinevad sordid, et mitte panna ainult ühte sorti maha, et nii-öelda ühte mune, ühte korvi, et ikkagi hajutada seda riski ja siis planeerida ka vastavalt siis põllud. Ja kindlasti, mis veel teha saaks praegu, on põlde seirata sellest vaatest, et jah, on olnud nuutrilevikud küll, aga kõik ei ole kindlasti ainult nuuter, mis sealt juurde külgedest leitav on. Kui leiate sellise muna juure küljest, siis tasub see katki lõigata ja tihti leiate sealt seest hoopis sellise väikse valge vagla, mis siis tegelikult ongi juure peitkärsaka oma, et see siis ei ole kindlasti nuuter. Aga lähme vaatame, mis toimub ka taliteraviljades. Taliteraviljades on pilt väga kena hetkel, et kuna sellel aastal talinisu ennast igatepidi õigustas, siis kindlasti pandi ka veel hilises faasis septembri lõpuski talinisu maha ja seetõttu tasuks vaadata, mida veel teha on. Äärmiselt oluline töö sügisel on umbrohutõrje. Seda me kõik teame, et kui konkurendid saab maha võetud, jääb kultuurtaimele rohkem toitaineid ja ruumi sügiseseks arenguks ja talveks ettevalmistamisel. Vaadates tagasi eelnenud kevadele, siis probleemiks oli ikkagi mitmes rindes tärkav umbrohi. See oli probleemiks ka tegelikult eelmise aasta kevadel ja tundub, et saab nagu kuidagi standardiks. Kui meil sügisel on umbrohutõrje põldudel tehtud, see annab ikkagi meil kevadel selle ajaakna ja paindlikkuse ajastada herbitsiid hilisemaks ja lootus, et võib-olla ei ole tarvis kahekordset pritsimist teostada. Sellel põllul on tehtud umbrohutõrjeks Flight Forte 2 liitrit hektarile. Võttes arvesse, et eelkultuuriks oli Clearfield tehnoloogia taliraps, näeme, et umbrohutõrje on edukalt toiminud ka sellele varisele. Sealjuures tahakski öelda, et kellel umbrohutõrjed veel teostamata on, siis täna ei ole hilja seda teha ja võtke see kindlasti plaani.
selle aasta kogemustest saab kindlasti kaasa võtta seda, et kasvuregulaatori kasutamine igati ennast õigustas, sest juunikuus tulnud sademed ikkagi seda vilja tahtsid pikali lüüa ja oli väga palju üle Eesti näha neid lamandunud põlde. Sel aastal oli omajagu probleeme fusarioosiga, mis teeb põllumehele ju raskeks oma saagi müümise. Tahaks meelde tuletada, et fusarioosi pritsimine on võimalik ainult väga kitsas ajaaknas. See on õitsemisaegne faas. Samuti tasuks tähele panna seda teist haigustõrjet, et D2 ring meil ka erinevates katsetes on näidanud, et võrreldes siis ainult D1 ringiga isegi ligi tonn saagilisa ja ka lamandumise vastu annab see nii-öelda taimele kergelt elastust juurde. Ja tegelikult ei tohigi ära unustada, et D1 pritsimisring on meil kõigil saanud tavapäraseks, aga ehk isegi fundamentaalsem suure ja kvaliteetse saagi loomiseks on tegelikult D2 pritsimishaken. Kusjuures ka enda põldudelt olen tähele pannud sellel aastal, et ka suviodras see D2 pritsimine, nende ohete hoidmine rohelisena on äärmiselt tähtis, et see mahukaalu mõjutab kõvasti. Pikk ja kohati keeruline hooaeg on nüüd selja taga. Põllutööd on lõppenud, aga Hubert, anna mõni hea soovitus, mida käesolevast aastast siis kaasa võtta. Jah, Maarit, minupoolne soovitus oleks, et põllumehed mõtleksid põllupõhiselt, mis nende põldudel probleemiks oli ja märgiksid põlluraamatusse ülesse, et oleks juba lihtsam kevadel töid ja programme planeerida. Meie selleaastane põlluvlogi hooaeg on läbi saanud ja jätkame jälle kevadel. Seniks näeme aga sügisel ja talvel õppepäevadel ja seminaridel. Näeme! BASF. We create chemistry.